Meie tänases meistrite nurgas on mul plaan teha üks lihtne kapiuks. Riiuleid igasuguseid oleme oma saates teinud palju ja palju. Kapiukse tegemine on pisut keerukam ja ma olen seda meelt, et kõige otstarbekam on mitte osta kapiukse raami jaoks liistu, vaid võtta selline liimpuitkilp. Siit saame välja lõigata sobitava laiusega detailid. Kapiuks, mida ma teha plaanin, on nii-öelda raamuks, see tähendab, tal on puidust raam ümber ja selliseks keskeks tahvliks, viilungiks peab ka midagi olema. Minu arvates on kõige paremini sobivam vineer, seda enam, et siit saab sellise mõnusa väikse tüki. Suure tahvli puhul oleks jälle mingi materjal töökojas nurgas vedelemas. Kontrollisin oma tööriistakappi ja tuli välja, et serva kumerdamise freesil oli üks kild väljas. Tuleb ilmselt uus osta. Lisaks sellele on mul plaan teha üks freesimisrakis ning selleks ma vajan sellist kinnitusklambrit. Nii saab freesimine kindlam, täpsem ja mis kõige tähtsam ohutum. Enne kui ma täna seda toimetusi alustan, ma tahaksin teie tähelepanu pöörata ühele väikesele detailile, kuid olulisele. Meie töötuba on täienenud ühte uute tarvikutega, kannab brändi nime Intar ja meie tulevastes saadetes tuleb täpsemalt juttu, mis brändiga tegemist on ja mis seal kõik saadaval. Ja liimpuitkilp, mille Puumarketist tõin, on nüüdseks siis ribadeks lõigatud sellise laiusega tulevad siis ukse raampuud ja vineer on ka paraheteks tükkideks lõigatud, nii et ettevalmistused on kõik tehtud uste tegemiseks ja osadel on, näete, on juba soon sisse freesitud. Tavaliselt käib asi ikka niimoodi, et mõtled küll, et võiks teha niimoodi, aga siis, kui hakkad toimetama, siis võib tehnoloogia väga paljuski muutuda. Ja põhiline tööriist siis meie tänases ettevõtmises on ülafrees ja see ülafrees on meil siin laua külge pandud. See on üsna tavaline lahendus kodustes töötubades, et ülafreesile tehakse selline alus alla, et temaga on mõnus tööd teha. Joonlaud ja pöörake tähelepanu, siin on üks väikene auk selle kinnituskruvi kõrval. See on sellepärast, et nendel suurematel ülafreesidel on niisugune reguleerimiskruvi, millega ma saan siit keerata seda freesitera üles ja allapoole, nii et need suuremad ülafreesid on tegelikult kohe mõeldud selle jaoks, et neid saab kinnitada laua külge ja nendega saab niimoodi tööd teha. Kaitseprille ei tohi mitte kunagi unustada. Ja nüüd siis on järgmine küsimus, kuidas seda soont siia põikpuu otsa sisse freesida. Hammertsekist ma võtsin sellise vertikaalklambri, see kinnitatakse mingi aluse külge, reguleeritakse see kruviosa täpselt paika ja siis me saame mingi detaili aluse külge kinni suruda. Super hea tööriist. Kui ma aga toimetasin siin ja valmistasin saatelõiku ette, siis ma vaatasin, et selle rakise tegemine, see on ka omaette töö, seda enam, et ma freesi ei hakka ringi reguleerima ja katsetasin ning tuli välja, et ma saan ka ilma selle rakiseta toime. Tegelikult ma sugugi ei kahetse, et ma omale ühe lisatööriista hankisin, las ta olla siin meistrite nurga töötoas, küll ta mul ära kulub. Aga kuidas freesida?
päris kindlalt niisuguseid freesimisi ei tohi teha käe vahelt. Näete, käsi on niisugune pisut ebastabiilne ja väga suur oht, et on ühtepidi, teistpidi see otsfreesimine asi läheb viltuseks ja me ei suuda juhtida seda detaili. Seepärast võtame ühe väikese abiklotsi, see on veekindel veneer ehk filmvineer, tal on teine pool selline kergelt karvasem, ma võtan selle üles, ta on mul käe all hea, alumine pool on sile, libiseb hästi siin freesi tööpinna peal. Ja ta on täisnurkse lõikega, see tähendab seda, et ta on mulle abiks hoidmaks, et see kõik on stabiilselt tugevalt paigas. Taas kaitseprillid ette, paneme masinad käima ja vaatame, kuidas see asi välja tuleb. Kuna tehnoloogia toimib, siis nüüd tuleb lihtsalt need põikpuud õigesse mõõtu lõigata, see tähendab, peame planeerima oma ukse mõõdud. Ukse laius on mul 382 millimeetrit ja selleks, et nüüd see märkimise töö ära teha, pean panema püstpuud paika ja täpselt paika sättima selle vahe. Kogemus ütleb mulle seda, et selle vahe paika sättimine on kaunis keerukas, sest ühest otsast nihutad, teine läheb paigast ära. Ta võiks olla hästi mõnusalt, tugevalt fikseeritud. Ja tundub, et seda tööriista on kiiremini vaja, kui arvata võis, sellepärast, et sellega ma saan suruda need asjad siia töölaua külge kinni. Väga ilus, 382. Surun kinni. Nii. Kõik on nii kindlalt paigas, et enam kindlamini olla ei saa. Kuna meil on see põiklaud, nagu ise näete, suhteliselt pikk, siis võtame järgmise tööriista ja märgime ära selle pikkuse. Tundub, et siin selle jaoks tuleb teha ka paar liigutust. Selliselt on meil need mõõdud käes. Sae reguleerimiseks me tegelikult vajaksime ka arvulist mõõtu, et kui suur see vahe täpselt on. Ma olen seda meelt, et lindiga mõõtes me nüüd niisugust väga head mõõtu kätte ei saa. Seepärast ma teeksin selle mõõtmise selle nurgiku joonlauaga. Nii ta on täpsemalt 250 milli, 25 senti, ilus ümmargune mõõt. Tasapinnad, kui sõrmega katsuda, siis ütleme nibina-nabina, aga tegelikult sellises koduses töökojas ja väikese freespingiga freesides ikka juhtub, et kuskilt midagi natukene vääratab, aga see on lubatud vea piirides. Nüüd tuleb ainult oodata nii kaua, kui liim korralikult kuivab ja siis on lihvmasin see, mis asja korda teeb. Ja selline siis üks väikese kapiukse valmistamine on. Üritasin valida ja välja mõelda nii lihtsat tehnoloogiat, kui vähegi võimalik. Loomulikult võib-olla suudate midagi veel lihtsamini teha, aga tahan öelda seda, et ükski töö pole võimatu. Tehkem ise!